Nädal aega tagasi käisin teiste Eesti sisuloojatega ja tuntud nägudega Lätis Calvin Harrise kontserdil ja muidugi ma jäädvustasin ka seda päeva. Need lokid olid alguses väga jubedad, aga ma teadsin, et nad vajuvad lõpuks paika. Me sõitsime Riiga Lux Expressi ja Tradehouse oli mulle ja Tarmole väikse kingikotikese pannud. Ülilahe, et meeste peale ka mõeldakse, seal olidki for men asjad. Saime kohad taha ritta ja meie kõrval istus Ženja Fokin ja Agne Vaher. Ja saate aru, nad on lihtsalt nii ägedad inimesed, nagu nii naljakad. Meid sõidutati Radissoni hotelli ja no see vaade. Vaadake nüüd vaadet, mitte mind, palun. Oissa, see oli nii kringel praegu. Aga meil ei olnudki väga palju aega, võtsime ühe joogikese, minu joogi nimi oli Gold Digger ja no seda oli näha. Väike outfit check ja meid sõidutati backstage'i, kus me saime siis head toitu nautida, teistega natuke jutustada ja muidugi filmida, pildistada. Mulle meeldis, et me jõudsime sinna suhteliselt vara, saime veel näha seda terve platsi, kui see ei olnud inimesi täis, sest mina olen siin esimest korda. Me saime pidu nautida VIP-alal, mis oli nii äge. Kui aus olla, siis ma ei oodanud Calvin Harrise kontserdilt väga midagi, aga see oli reaalselt elu parim kontsert, kus ma käinud olen. Välismaal üldse inimesed tunnevad end kuidagi vabamalt, nad on julgemad ja nad actually tantsivad. See show oli nii lahe, ma vahepeal jäin pimedaks seal, neid lasereid oli nagu väga palju, ma ei näinud mitte midagi. Nii lahe kontsert oli ja ma loodan, et mind kutsutakse veel, sest see oli elu parim kogemus. Ja ma olin nädal aega depressed, et see läbi sai.